merineitsid ka kalda peal. Jaa, merineitsid on ka kalda peal. Ilus rahulik hommik, jah. Selline tross on sul, nöörtross, jah? Okei. Sellest tead, ta läheb keerdu ega ei juhtu mitte midagi. Ja seda puruks aug ei ammusta? Siiamaale ei ole küll ükski ammusta. Selge. No eks me pärast vaatame, kui me hakkame tegutsema, eks ma teen siis sissejuhatusega elu esimesel sihilikul augipüügin merest. Nii, ega siis midagi. Tulime siis minu jaoks elu esimesele sihilikult merehaugi püügile. Ja see mu Elvo võttis mind kaasa, kutsus õigemini kaasa ja ütles, et võta oma 3 asja ja läheme. Nüüd siin me olemegi. Nii, pane midagi otsa ka. Ta ütles, et tuleks kaasa võtta midagi võnkuvaid, jerke, pöörlavaid. Pigem siis ta ütles, et pöörlavate ja võnkuvatega on nagu suurem võimalus miskit äkki hetkel saada. Aga noh, eks ma siis võtsin kaasa ka neid tšerklante. Tema pöörlev otsa, jah. Okei. Tšerkidest on mul kaasas siin ikka Westini toodangut. Võnkuvatest on nii Kuusamat, Eppingeri kui ka siin Eesti käsitöömeistrite oma. Isegi üks nimeline lant mulle oli kunagi tehtud. Siis on siin mingi Martini eri, ma ei tea, jah, ka sükene huvitav soomuse värvi. Siis on siin veel mingi võnkulant, see on vist rohkem Merikal, aga no võib ka augi proovida Alexi TX Fissingu poolt. Ja siis nii ongi, paar pöörlevad ka, hõbedane ja Fire Tiger, suvevärk äkki on. Millist sa, Elmo, soovitad, kui ma paneksin? Et üks on hõbedane, üks on kirjuene. Ma ise mõtlesin ka kirju. Paneme selle kirju siis kõigepealt otsa, et ta nagu jah, rõhutab mulle, et proovime pöörlevatega. Ise ta selle spinneriga hetkel proovib. Nii. Aha. Hetkel liigume. Praegust me lihtsalt rollime, liigume sinna nii-öelda loopimispaika. Okei. Spinninguks selleks püügiks kasutan ikka oma vana head tublit Westin V8 240 pikkusega ja mis ta siin on siis 15-40 testiga. Liides on mul fluorkarbon, äkki oli 0,47 ehk 0,50, oota. Mis asi see on? Seda ei ole mul, ei see 8 ei ammustanud mul puruks. Loodame, et ka need kurjad mereaugid 0,45 on see, jah. 0,45 läbimõõduga on see fluorkarbon. Noh, Elmo kasutab nöörtrossi, enne näitasin. Nii. Ta ütles, et visaku see pöörlev lant sisse ja väiksel kiirusel siis me hakkame siis trollima, vaatame. Nii, kurat, mingi pilv ei tea, kuskilt tuli. Nii, viskan sisse. Tea, äkki peab kurat selle mantli selga panema või? Jah, ta lubas siin mingi kellaaeg päris tublisti seda ja siis jääb järgi nagu. Nii. Ja ostad Ammerjackis tooted, siis saad kurat kingitusi peale kauba. Kiidan nende müügijuhti vahepeal ka, Renot. Nii. Aha. Ja mis see põhimõte nagu siis on, kui me kohta jõuame, et viskad sisse, kas sa lased tal nagu põhja ka vajuda või? Põhimõtteliselt võid hakata kohe kerima. Sest minu jaoks, ma räägin veel kord, et minu jaoks on merest augipüük esmakordne. Sihilikult pole elu sees. Olen käinud kunagi Nasval ahvenal, olen üksikuid augesid saanud sigitamise käigus ahvenapüügil. Aga niimoodi, et ma lähengi, et ma räägin, kõik on uus. Et mul see valik on, nagu te nägite, siin karbis ka täpselt siukene, nagu ta on. Et mõned jergid,
4-5 plekklanti, mis ma selle tarbeks seal kodust ruttu leidsin ja siis 2 pöörlevat. Kõige rohkem kardan ühte asja. Ma juba talle Elvole rääkisin ka sõidu ajal, et kurat, see võib mulle saatuslikuks saada. Jumal hoidku, kui ma täna peaks kala saama, aga Elvo etteruttavalt, mitte ülbuselt öeldud, garanteeris, et oma limiidi 5 kala ma saan kindlasti kätte. Aga mina kardan seda, et kui ma saan üle limiidi veel, mitte et ma need ära võtaksin, et mul läheb see nii hinge, et ma tahan järgmine esimesel võimalus uuesti siia tulla. Nii et eks näis. Teeme järgmise lülituse juba siis, kui juba hakkab midagi toimuma. Ja juba tuli otsa, kohe pauguga pani, just viskasin sisse. Just viskasin, nii. Kas tuleb elu esimene sihilikult püütud aug nüüd ära merest? Just viskasin pöörleva sisse, saime natukene sõidetud ja tundsin, ossa kurat. Ja nii ta on, nii ta on. Muidu öeldakse, et mine metsa, viskasin sisse ja jälle kohe pani, sa nägid ise? Kas ma olen nüüd siis topelt? Oi, nende, jah. Nii. Oi, 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 oi. Ossa kurat. Ossa kurat. Nii, ossa, millised neid saltoorikuid teeb, saltosid. Aha. Oi, 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 oi. Ma võtsin muidu abivahendi ka kaasa. Aga noh, see on vist selle abivahendi jaoks natukene väike. Nii. Hopsti. Nii. Kui tahad võtta, siis... Nii. Ai, 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 ai. Kurat, siin jaman temaga. Nii. Tal oli jama, vaatasin, lõpu see kaan oli kinni. Kurat, ma lolitan selle aaratsiga. Aaratsiga tuleb võtta siis juba tõsisem. Nii. Hopsti. Ah. 55. Ise tead, kui tahad võtta, tõmba kõri läbi, viskas. Aga kas muidu nad ongi kõik siukest või? On siuksed või? Selge. Siis on söögikala ja mina söögiga ei mängi. Mina olen teinud näin niimoodi, vähemalt kohadel. Lükkad, näe, lükkad siit näpu läbi. Midagi nuga ei pea tegema. Ja nüüd ta hakkab seda ise siit ennast tegema. Ja. Mulle õpetas see Üllar, see, kes see kalurios tööl on ja ütles, et ma ei tea, kas see haugi kohta kehtib, aga selle koha kohta on küll niimoodi. Nii, esimene panges. See pani pauguga, kui teised siuksed, noh, jah, toksuga, aga see oli pauguga. Aga nagu sa ütlesid, need mereaugid, need ongi kurjad augid. Nii, järjekordne purakas. Jah, ossa kurat, ossa kurat. Oma, ja läks ära. Kas teie muidu siin kasutate kahva ka või? Ei kasuta? Väga suure jaoks. Jah, ma just mõtlengi, et ma midagi ülbelt ei teinud, et jah, ikka tõstad ülesse ja no siis on nii. Oi, jälle istus otsa. Nii. Ahah. No, kurjad mereaugid. Minul siin nii-öelda trossi, kui trossi ei ole vahel. Ikka floro. Oi kui ilus. Oi kui ilus.
jälle, kuule, kõik kasvab. On kahva ka. Moka otsast. Jaa. Oi! Kas see on nagu mere kohta viisakas juba, jah? See on normaalne, see on ikka paari kilone. Oh! Yes! Oi, sa võtta ütlesid ka autos, ma küsisin su käest, et muidu millised kalu me siin nagu ootame. Siis sa ütlesid, et paari kilone, noh, jah, et võib saada, et ei ole erand, aga muidu reeglina. See on kindlalt paarimist. Ai. Nii. Nüüd läheb ta kasti, kas... Pane see praegu siia. Nii. Ühesõnaga veri välja. Sealt õige koha pealt, jah? Nii, mul ka hakkasin välja kerima, et vaadata, mis kala sul on ja mul välja kerimise ajal hüppas otsa. Ahah, ja minul samamoodi. Mõtlesin, kerin välja. Oh, kuule! See ei ole! Ma ei näinud. See ei ole hauge, see on minu lemmikkala. Oh, ja milline ahven! Mine! Oota, võtame selle vabal. Rohkem isegi. Jah, ei oska isegi niimoodi hinnata. Sa raisk. Sa vana kurat. Hei, selles ma pean isegi pilti praegust tegema. Ui, mulle meeldib. Mulle juba meeldib. Oi. Nii, juba tuli, jah? Juba on otsas. Kuule, ahven ja ilus jälle. Kurat, siin võiks ahvenad veel püüda. Ossa, panen vöörike sisse või? Või loobime sama, jah. Jälle ja siit samast võttis. Siit samast võttis ja ilus ahven jälle sükene paari 200-250. Kõik kolmiku pani suhu. See eelmine jah, mis oli lõualt, see lihtsalt jälitas ja siis võttis valesti. Kurat, oi. Jälle. Ahven jah, võbistab niimoodi ahven, augi teeni. Ja ikka neile meeldib see. Oi sa, kurat. Ahah. Ahah, selle papagoi värvides, aga huvitav jah, et mul tuleb ahvenat praegust. Ahah, okei. Võib-olla isegi oli mõõdus, aga õnneks on püügipäev on ees ja oleks, et lõpetamine ja on ruumi nii-öelda. Näe, praegust räägin juttu ja kohe keegi kargas. Aga see võbistamise järgi sõber triibu. Sõber triibu. Ja mitte kõige jälle. Ei ole! Aga ta võbistas. Ta on nii väike, jah. Kurat. Rahu. Ja kohe lasen su tagasi. Nii, lõi. Ma loodan, et jäi peale ka see löök. Aga see vist tunde järgi võiks aug olla, et ahven muidu oleks võbista. Aug, jah. Aug, jah. No. Jule ja puhas vesi. Minu meelest ahven on sul. On ahven. Ahven, ma nägin ära juba. Siin ei ole isegi prille vaja, siin on näha, et triibukene. Ja, sükene paarisaja grammine, ja. Ilus ahven. Ilusti vajutas. Sa annad vähe pikemalt järgi või? Ei anna? Täpselt sinna maale, kus viskab sinna jääb. Okei. Avi, jah. Loputad selle augi ära, jah?
kuradi ilusad värvid on ikka. Ahah, aga ainukene asi on, et ta on nii limane, kurat, no nii limane. Jah, kuradi ilus valask. Kahene, jah. Läheb juba soojaks muidu. Jah, see ei ole hea. Nii. Ahah. Nüüd see veri sealt ära loputada ja nii ongi. See on hea siukene. Ennem kasti panekut see vere ämber nii öelda. Vot nii. Siis jääb pärast liha ilus puhas fileerimisel. Aga noh, nüüd hakkame loopima. Kui enne trollisime, nüüd loobime. Jule kaugelt, saab masti alt. Sa viskasid masti. Näe, ja minu ka võttis. Kohe võttis. Aga läks lahti. Jule kaugelt. Või sa saad kaifida? Ah? Ei pane veel vöörikad sisse või? Okei. Ahah. Kurat, see on juba söögikala ju. Ole vait. Nii. Kurat, nii nagu maandus, sain kerimise teha ja kohe pani. Kohe pani. Vaata. Kilomeetri pealt. Ei tea, kas selle landi võlu on, kurat, kisub sinna poole kuidagi. Kas selle landi võlu on või ma paneks mingit muud lanti, siis ka tuleb või mis sina arvad? Aga eks ta praegu on tume, ilm on tume, et siis ta sukest kuradi orkast praegu võtab. Sul ka otsas, jah? Ossa. Ja. Et ta sinna mootorisse meil ei uju. See sukre. Need on jah, pidid päris töötavad leedukate käsitöö landid olema. Sukre. Ahah, sa panid ka selle nii-öelda papagoi värides. Okei. Aga ikkagi kala ja pakub ikka naudingut. Tubli. Ja veel välja õpetatud. Jah. Et kui paadini tuled, siis mine ära. Jah. Kurat. Mul kargas otsa. Just tahtsin hakata kaamerat kinni panema. Ja kargas otsa, jah. Ossa, kurat. Rahu. Rahu. Jule, kus teevad mängu, jah. No, paneme kinda kätte. Nende limatuubidega ju teistmoodi ei saa. Nii, nende teistmoodi, läks ära väga hästi. Siis on hästi, kui ise lahkus. Oli torkimine ja tuli ära. Aga minu meelest ta nagu ahvena moodi. Ongi ahven. Ja viskasin sinna poole. Ahven. Ilus söögi ahven. Nii. Kurat, ahvenat ei lootnudki siit saada. Mõtlesin, haugi saaks olla. On tuuleina. Ahah. All põhjas on ka. Jah. Tule saarele sa, jah? Olemegi saarel. Vastavad lood ka Helmarist. Abruka rannal, jah. Minu nimelise Fire Tigeri landiga.
nii, vaatame. Põhi paistab, jah. Siis ma tahan tšerki ka proovida. Neid väikseid ogalikud vist on need. Ma näen. Jah, ogalikud. Kuule, võttis seda minu nimelist lanti. Jah. Miks ta ei peaks võtma siis? Kurat. Nimi oli pea õige. Nimi oli peal ju. Kurat, vastavad lood ka raadios tulevad. Jah. Pani mööda. Jah, nii. Kurat, kui kaif on. Ilm, värk, särk. Panin selle augilandi otsa. Aga see, mis sa mul siin, jah, okei. Armin van Buureni. Kas ta siis teeb kuidagi teistmoodi võnkeid äkki või? Ahaa. Noh, mis ei taha ära minna. Näe, võttis ära. Esimese korraga ei võttis ära. Ahaa. Esimese korraga pani mööda. Ahah. Küünlad nad ikka panevad, jah. Nii, vahetan lanti. Panen ka vahelduseks midagi muud. Jaa. Nii. Kas sa sellisel landist rääkisid või? Sa ütlesid, et ühe poolt punane. Jah, sellega ma olen saanud ka, mul on suhte ka. Nii. Aga see oli nüüd niimoodi, et selle punase asemel oli täitsa kuldne. Kuldne oli, jah? Täitsa kuldne. Okei. Persse võtan õige. Jah. Nii, siit poolt üldse. Võtame siis siit poolt. Ja ikka selle pöörlava peal. Jaa. Aga saad aru, tal on kuidagi, nojah, eks ta tuli torkima. Oot, kohe laseme su tagasi. Aga ei ole, ikka võttis suhu. Kurat, mul käis pauk, näe. Ja praegus käis jälle otsas. Vaata, et seda mingid lipud mõrda ei pane. Sul ka pani otsa või? Kurat, mul pani jah. Tumm. Praegus nii-öelda otse eetris käis võtta. Kurat, see on nüüd võimsam. See on, kui nii saab öelda, jah. Oi. Kui ta nüüd kuskilt kõrvalt kinni ei ole, aga see tuleb kuidagi nagu vähe teistmoodi ja raskemalt. No ma ei tea. Kahese ma sain, aga see ei tule mitte kergemini kui see. Täitsa suust. Ja täitsa tundub viisakas siis ta. Normaalne.
vaat mul seal pani see suur havi pani niimoodi, et jaa. Ma just vaatangi, et ta ei läheks oma kolmikuga sinna ja fluorkarboni liidesest, et seda, vaat nii. Tegelikult ei tohi sealt võtta kunagi. Nii palju võtnud ja siis kui raputab raisk on näpp purustud. Nii. Kas sul neid abivahendeid? Jah. Kurat, ma mõtlesin, et ikkagi priskem tundargis, aga mulle hoiatati. Iksa, arvesta, need mereaugid, ka väiksemad on nii kurjad ja niimoodi võitlevad. Nii. Nii. No vaatame huvi pärast. Veri väljas ja nii, mis ta siin on? Ja 54. Nii. Nii kaugelt või? Mida kaugemalt seda mõnusam tõmmata. On. Seda pikemalt see kestab. Aga tuleb nagu vett ja siis läheb raskelt. Ai, küll on ilus. No küll on ilus. See suvisel hääl on Saaremaal. Kuskil maal kui Saaremaal. Jah. Tuul on vaikne või üldse pole soe, mõnus, kala võtab. Kaif, kaif, täis kaif. Täis kaif. On jah, täitsa viisakas. Ahah. Ja ikka pöörlevad ja ikka seda papagoi värvides. Ja. Ui. Ahah. Vaata, kus pidime territooriumi muutma ja tulema. Pidime territooriumi muutma. Ahah, näe, siin on nüüd sügavam. Läks ära. Läks ära. Ma oleks nagu nii taga nii teinud, nii et jah. Siis pidi nii minema väga hästi. Aha. Ja sul ka kohe otsas, jah? Nii, ja minul ka. Kerimise peal vaatasin sind ja tahad ma panen möörika sisse, ei taha? Oota, kas mul on nüüd sinu peal? Ei ole. On jah. Oodata. Nii, ops. Vaat siuke manööverdus tuli praegu. Ei ole kuradi võimsad, jah. Võimsa mänguga. Pean vahepeal florot ka vaatama. Aga õnneks nad võtavad nii ilusti, et ei võta nii kurku. See on nüüd ilus mõõdukas jälle. Jaa. Rahu. Õudne kui kurjad nad on. Õudne kui... Jookseb järgi, jah? Näe, mul ka torgib. Nii, ja nüüd jäi otsa. Ja nüüd jäi otsa. Samamoodi panin pleki otsa ja... Raske tõmmata. Nagu sisse viskasin, kohe hakkas torkama. Ma ei tea, kas ta siis nägi, et see lant lendab vette ja sõitis talle järgi. Aga ei ole maailma suurim, aga ikkagi röövik. Aha. Kus. Nii, oi kurat, kus kohe lendas otsa. Oi, kui ilus hääl on see sidur jääl. Ahah.
siin võib isegi jah loopida. panin ankusse. Ahah. Tõmbas korra kinni. Ei, mul on siin samasugune. Ahah. Võin küll proovida, jah? Jaa. No mine ära. Lähed ära või? Ei lähe. Tahab ikka paadist läbi käia. Paadist läbi käia. Nii. Näe, ujub järgi. Näe, ja võttis ära. Ma nägin, oi. Ujus järgi ja ma nägin, tuli ja siis pani ja kurat, torkis ära. Ossa. Issand, kui kaugelt sul võttis. Tee, mis sa tahad, täna on papagoi värid. Jah, täna on papagoi värid. Kurat. Noh. Just sain sisse visatud, hakkasin vaatama. Said lati ära käest panna. Jah. Ja kohe kargas otsa. See on põhi isegi näha. Ahah. Nüüd on ilusti näha, jah. Nagu akvaariumis ujub, vesi nii läbipaistev. Vesi on nii läbipaistev. Nii. Rahu. Apsti. Nii, hakkame siis taga tegelema, nagu öeldakse. Apsti, ilusti. Ma ei tea. On või? Kurat, mul ei ole silma mõõtud, vaatame. Nii, jah, 54. Nii, nüüd ei tea, kas nendest üks, keda me nägime, 2 tükki, võttis ära. Minu arust seal põhjas oli suurem. Kindlasti. Tavaliselt on, et näed ja ära lähevad suuremad. See on ju selline tillakene, kohe ma vabastan kiiret su oota. Kohe ma vabastan, õnneks lõpused jäid terveks, nagu ma ütlesin. Lõpusel on nende veresooned ja kui need liga saavad, siis nad hakkavad kohe veristama. No mine, nii. Nii, nüüd pani. Nüüd jäi otsa, jah. Sidurid väe peal. Pole mõtet peenutseda siin. Ahven või? Ahven, jah. Keda me otsisime? Ahven, kurat, ja mitte kõige väiksem. Jaa. Lõpuks ometi ahven ka. Leidsime äkki. Siin väiksed ei ole. Ossa! Milline pandjuura, nüüd me näeme säina ka ära. Ui. Oota, ma teen pilti. Oota, ära võta ära. Ma teen pilti. Ma kuidagi... Ma võin ta uuesti võtta. No pane. Viskasid kajakate peale või? Umbes. Jah. Ja mis sul on, virbel või? Pöörleb. Ahah. Jule kurja. Ahah, mul oli ka võtta korraks. Nii.
näe, ujub järgi. Nii. Vaat lasen põhja, vaatan. Näe, pani minema. Nii, tegi väikse torkimise ja siis pani. Koos salatiga. Ahah. Panin selle leki otsa nüüd. Peas, et ta vöörikas. Tasa. See on täitsa ilus kala, jah. Ja minu landiga. Noh, ses mõttes mitte mina ei ole teda teinud, aga minu nimelisega. No, kurat. Täitsa arvestatav. Nii. Kuhugi jookseb ära, jah? Oi, ma näen! Päris võimas kala, kuule, vähemalt vees tundub. On küll! Mine metsa, vot see on võimas kala. Ma näen põhjas. Näed, jah? On võimas. Muidugi 100 grammi läheb maha, kui ta veest välja tuleb, aga ta on suur kala. Vöörikasse. Hoia latti alla. Oi, kui ilus kala. Läks põhja pani. Oi, ilus kala. Mis ritt sul on? See on sama Vestin. Vestin V3, jah? Ja 1540 testiga, ne? Oi. Ma ei hakka panema. Nii, ei hakka panema. Nii, ja nüüd, olemas. Ossa! 3 ei ole, 2,5 on küll. 2,5 on küll. Oi. Ilus. Midagi pole öelda. Ausalt elu. Oota, teeme pilti ka. Kuidas sa välja võtad teda? Nii. Ahah. Plekiga või virbliga või? Plekiga. Okei. Ei kuule sõna, jah? Ahah. Jaa. Ahah. Sealt, kus ma sain, sealt sain. Ahah. Apsti. Vähemalt ilm on hea. Limiit on meil nii-öelda käes, et sellepärast ei pea muretsema. Nüüd teeme aega nii-öelda parajaks laevani. Vaatame, mis siin on siis. No näe, ilusti 2 peale 10 tükki, nagu on lubatud. Suuremad olid siin 2,5 ja 2, mis minul, ja siis ilus ahven siin 700 ja mõned 300, nii et võib täitsa rahule jääda. Ja ongi, näe, ja minul ka. Sinu paistab, on parv taga. Parv on taga. Pane vöörikas sisse. Ja suur mootor välja. Ja vaatame.
mõlemil otsas. Nad on, ma räägin, ühe koha peal, nad on parved, noh. Ei ole ja... Oota nüüd, oota. Kohe lasen su tagasi, kui sa kannatad. Nii. Nüüd proovime veel lisata ka. See võib-olla oleks ka mõõdukas, aga ei jahnitse. Ei jahnitse. Näe, pani mööda. Pani mööda. Ilusti pani mööda, keerised nüüd jüle teravalt. Kiirendus on tal ikka hull selle laugil. Ei oska seda ju. Näe, ava, jälle pani. Jälle pani, vajus põhja, ma nägin, jälle pani. Siin ma nagu sikuskat panen. Ja seda huvitavalt laperdab see laint. See peaks nagu meelitama küll kala. No kuule, eks need landid on kurat testitud ja katsetatud ja näe, tuleb järgi. Näe, ilus kala. Ei võta ära, midagi jääb puudu. Midagi jääb puudu. Ossa, kurat. Nüüd nagu takerdus kuskile taha. Nii kurjalt ründas seda lanti. Nii. Vaatame. Aga noh, kurjalt küll, aga standardne. Standardne. Opa. Ja. Virbli otsa. Ikka papagoi. No. Pani käsu, jah? No pöörded vähe. No siin viimase ajal pöördega saanud kogu aeg. Ahah. No tule siia. Tule siia. Tule. Apsti. Tule. Apsti. Nii. Jah, tubli võitlejad. Tubli. Mine, ava. Pani veel siukse saba lehvitusega. Ja, neeva tüübi rulliga. Vanakooli mees tuli ilma ankruta ruttus ja madaliku juurde. Nii, ja ava. Kõrg. Tavaline, vaata kiiresti ta kerib. Tavaline lusikalant, kui ma ära eristasin. Kurat, võt sulle siis. Ei mingisuguseid kuradi Stellasid ja Taivasid ja Shimanosid võid Nevskiga. Nii, ava. Jule kiiresti kerib. Võib-olla tal on raske lant ja sellepärast see vajub läbi. Ossa. Jule kaugelt kargas otsa. Said lahti või? Ei saanud? Nii.
ja mingi kapsa ja värgiga. Palju siin sügavus siis on? 2 meetrit. Ja tuli virbli otsa. Kurat. No tule nüüd. Oi. Kurat, vees nad ikkagi tunduvad kuidagi suuremad ja nüüd, kui juba oled lähemalt näinud, siis jah, kurat, ahah. Oot. Nii ei tohi teha, nagu ma praegust tegin. Tõmbas üle rõnga ja kurat, ta võib otsa ära murda. Ma tean üht inimest, kes see niimoodi tegi. Ei hakka nime nimetama, aga minu peremees. See tegi samamoodi ja kurat läks üle otsa ja seal tõmbas puruks otsa. Nii, aga see selleks. Ja ilus kala, kurat. Söögikala 1,5, aga meil on limiit täis ja me ei jahnitse veel. Kast on juba lukus. Mine, hopsti, ilusti pani. Tšau. Ma mõtlen, selle samasega võtsin selle 8, mis oli kurgus raisk. Ja siis võtsin umbes nii palju jupi, võtsin ära, et oli see karvane. No. Teisele poole, jah. No. Kuule, mingi tuulekene lainetus on tekkinud. Äkki nüüd hakkaski aktiivsemalt. Nii. Kus on teie vanaemad? Kus on teie vanaemad? Vanaemad. 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 Kus on teie vanaemad? Aha. Ja. Väga kurjad meriaugid. See on kurat selle virbli ikka päris kurku pannud. Ja. Tule nüüd siia. Tule siia. Kevade pool on teda rohkem. Praegu ta on kuidagi laiali juba. Nii. Tuleb. Keegi istus otsa. Pauku ei teinud. Nimes otsa võib nii öelda. Rahu. Oba. Siit samast tule, jah? Enne korraks oli mingi väike sükene puude, ma ei saanud aru. Mõtlesin, kurat, jääb siin see õiluvein igasugune. Sul lähevad nad ilusti ära, miks mul ei võiks? Ikka pean. No jah, ikka. Nii. Kurjad augid, jah. Õigemini nendest. Sul ka otsas, jah? Ops. Nii. See on nagu öeldakse lõpusirge. Viimane pool tund läks käima ja hakkame varsti lõpetama. Hakkame lõpetama. Oi, sul ikka 3. aug ja niimoodi ise vabaneb. Mul on dresseeritud augid, noh. Dresseeritud, jah. Kuule, nüüd sa võid äkki vöörika panna sinna seisma. Me jõuame, lähenemegi sellele.
sellele kohale. Praegust on iga vise on kala olnud. Ei ole minul veel olnud, ma just mõtlesin, et hakkan lõpusõnasid ütlema, aga ma võingi vaikselt selle püügi käigus öelda lõpusõnad, sest me nagunii varsti lõpetame, et see oli siis minu elu esimene sihilik haugipüük merest. Ma ei ole kunagi käinud meres püüdmas haugi. Et tehti pakkumine Elvo poolt, et nii ja naa, et mul puhkuse viimased päevad, et äkki sooviksin pärast jälle ei saa töö pärast, et äkki läheme. No ja siis sai kokku lepitud ja niimoodi me siis siia jõudsime ja limiidid saime täis, nii nagu lubatud 10 tükki, ega rohkem ei tahagi, nendega peab ju tegelema ja palju sa ikka teda kahvad ja sööd. Sai ka ilusaid ahvenat avatud hommikupoole lõunat siin, suurim elu arvas äkki oli 700 pluss miinus, no üle poole kilo. Väiksemad vahepeal, kui kala ei võtnud, siis me trollisime, saime kuskil kala võtma, panime jälle kinni, jälle loopisime nagu praeguski ja siis töötasid landid need papagoi värvis, nii-öelda FT, Fight Tiger. Nii see pöörlev lant, millega ma praegust püüan, et äkki saab ikkagi veel ahvenat, kui ka siis see võnku lant käsitöö oma. Ja ega ma muuga täna kala ei saanud, proovisin Jerke ka, aga Jerke ei tahtnud ja ega võtlen ausalt, ega kannatust ei olnud, et äkki oleks ka võtnud, aga mõtlesin, mille jaoks. Et mille jaoks ma seda Jerki praegu teen. Vot, korraks veel näitan lõpu saagi pildi ka, et selline ta mul on ja 10 augi ja noh, ja siis mingi 6-7 ahvenat korralikku. Need on, mida pannile panna, eks nad lähevad fileeks ja siis ma ei tea, osa panen vist hakliast läbi ja või tähendab haklia masinast läbi ja läheb vaakumisse, et kotleti materjal. Muud ma ei oska miskit teha tast. Vot. Aga selge, hetkel on siis nii, et kui rohkem midagi põnevat ei tule, et mõne hiiglase augimammi saame või siis korraliku ahvenapätsi, siis siin koha peal lõpetan. Ma arvan, et see ei jäänud mul nüüd viimaseks korraks. Et see ei jäänud viimaseks korraks. Ja tänu Elvole. Nüüd ma olen vist mingil määral müüdud. Vot. Aga järgmiste kordadeni. Ja siis jäävad need luud, siis hakkan seal nüsima. Aga mille jaoks seda teha? Ja ei, suurikaid ei ole vaja välja lasta või läbi lõigata. Nii. Üks külg on käes, nii. No, täpselt ju nende pealt, noh. Pärast, kui sa need ära võtad, ega siis siit ei pea, noh, sul ei jää siia mitte midagi. Ei. See on loomulik kadu. Nii. Hops, ja nüüd siis tuled siit täpselt roide pealt tundega. Muidugi peab tunnetus ka olema. Et seda tunnetust olla, siis on vaja omajagu neid juba ka fileerida olnud ennem. Aga et ennem nüüd eelnevat korralikult fileerida, sa pead neid ennem korralikult ka tabama olnud. Jah, kui kalal ei käi, noh, jah, sa võid ju poest osta ja siis fileerida, aga kas see on see? Nii, ja see läheb sinna, jah. Nii, nüüd võtad selle, siis sa põhimõtteliselt üldse ei pese ega mitte midagi. 4 lõiget, 1, 2 ja nüüd siis naha pealt. Nüüd veel võtta, noh, mõned need kuradi soomused jäävad. Noh, see võib isegi pärast ei juhtuda mitte midagi. Sest minul on jah, et arvatavasti meil läheb see hakk lihaks, et kotletiks, aga võib-olla mõned, kuna kala on piisavalt, et mõned siis võib-olla isegi praeb, vaatab munavärgi särgi nii-öelda, meil meeldib pannkoogi see soolane taignaga. Teeme pannkoogi taigna soolase ja siis sinna sisse panna. Sellist. Nii, ja nüüd siis ops. Ja jälle järjekordne kala. 4 lõiget põhimõtteliselt, ühtegi vett ei kasuta ega mitte midagi. Kala on niigi märg asi. Jah, ta ju tulebki sealt märjast keskkonnast ja hakka veel kala pesema, vist oli, jah? See on seest tühi risk. Loota, nagu lõõts. Ja, aga see oli jah, päris pikk, päris suur. Nii. Hea varjuline nurk sul siin. Praegu on jah, muidu paistab siia väike peale. On jah? Kas ta paistis ära või tuleb alles veel? Ei, paistis ära. Paistis ära. No siis on kõik õiged ajad meil täna. Saime üks päev varem maha ja nii edasi, nii et jah.
Elvo ise pakkus, et ta võib näidata, aga mina võtsin sabast kinni, ütlesin, no näita siis kõigi 10 kala peal seda, et kasutasin võimalust. Ja nüüd siis näitame teile ka televaatajad, kuidas meie seda teeme, ehk siis fileerime haugi. Mina tegin vanasti teistmoodi ja mina teengi teistmoodi. Nüüd ma siis hakkan nii-öelda seda pidi tegema, sest see on kergem ja puhtam ja noh, juhtub ikka. Ei, ta läht selle kondi sisse, tahtis ronida. Laud on sul ka õige ja hea kõrgusega ja kõigiga. See on see geneetika laud. Ja. Sita kõnn ka peale. Nojah, ikka juhtub. Aga see on kõik oma, see ei ole võõras. Ja. Keegi sita surma pole veel surnud. Nii. No kui väga pedant tahab, siis saavad ju kuradi ma selle salfretikuga veel tõmmata. Nii. Siia ei näeks see külge. Aha, midagi. selle selja uime või selle? Päris ei ole ka, aga ei arutagi. Natukene nagu jäi. Noh, kus ma jooksin siia. On küll, kiirelt, korralikult ja ilusad fileed. Ahah, ahvenad ma ei hakka ahvenaid fileerima, need lähevad mul sellesse munagrilli. Ilusad ahvenad. Jah, ei mingit vett, sest on kõik puhas. Kuna me lasime seal püügi ajal ta kohe sinna visates vere välja nii-öelda, siis ta ei olegi verine ega näkane, ei määri ja siis ta tõesti ei ole vaja pesta. Kus sa keerad ennast? Nüüd. Siis ei pasa sisse lähed. Ja juba need rohelised kärbsekesed on siin juba peal, ootavad ja kauemaks jääb siis. Nii. Pea läheb sinna. Nüüd peab juba käsi limaseks. Ja siis veel sealt ja ongi põhimõtteliselt jah, süsteem selline siis sellel haugi fileerimisel. Vaikselt koguneb, mida kõike head, kes teeb nendest aklja, kes neist siis teeb kalataignast. Ma ei tea, kuidas veel seda kala niimoodi fileena on võimalik teha. Taignas, hakkliaks, mis veel? Mida sina oled veel teinud? Niisama suurte tükkidega ka? Ei, suurte tükid, tavaliselt lõikad siuksed tükid ja siis praegu. Jah. No ikka jahuga või? Ikka jahuga, jah. Et see kala vist ei ole, et sa teed teda ilma. Koha näiteks saab või ka praadida ilma mingi jahu ja värgita. Saab seda ka, aga no ikka jahu nagu kuidagi hoiab teda paremini koos. Okei. Mina olen kasutanud veel paneeringuks näiteks, kui jahu ei taha panna mannat. Mulle meeldib, ta annab siukse mõnusa kooriku, koha puhul eriti. Nii. Et kui ma olen teinud jah munaga ja siis mannata. Nii, aga mis siin ikka? Põhimõte on selline, rohkem